paremale poole. Avavile on kõlanud, Viimsi saab selle palli mängu panna. Mehed igatahes karistusalas valmis. Nüüd tuleb pall järele ka ja saadakse sealt pea vahele ja tundub, et pall ei lõpeta ikkagi väravast praegu. No, oli Manucho nüüd väravale taas lähedal, aga nüüd Aleksander Volkov üritas sealt palli panna, aga jätkuvalt Maardu. Tsõmbaljuk tuleb lööki ka esiposti ja seis on 1-0. 56. minutil Stanislav Tsõmbaljuk viib Maardu linna meeskonna kodustaadionil ja kodufännide ees juhtima. No, kindlasti on see, mida Maardu linna meeskond otsinud on. On nad ju tabeliseisu mõttes mitte liiga heas kohas. No vaatame seda olukorda järgi ka. Tuli Manucho suunas pall. Volkov suutis jätkata Tsõmbaljukile. Tsõmbaljukilt väikene nõks ja esimesse posti ta selle ära lahendas ka. Kas suudab nüüd arustada uut Maardu rünnakut. Vasakult äärelt igatahes Aleksander Volkov minemas ja Tsõmbaljuk niisamuti. Jõuab pall ka temani värava ette. Aga ei ole sellest olukorrast midagi praegu tulemas. No vaatame. Lahe on põrandale, murule maha ka jäänud. Näitab Paul Kask, et kiiresti peab. Manucho nüüd tundub, et tegi haiget natuke Robert Laidveele. Nüüd Volkovilt paremale äärele Lebedevile pall. No sealt võiks ju lööki tulla, tuleb ka, aga Lahe teeb päris hea tõrje, mulle tundub sealt jalaga. Aga pall siiski Viimsil. Uuesti Kõre, kombineerib nüüd Kaljuverega. Nüüd on Markus Vaernal suurepärane võimalus, aga läheb see väravast mööda omajagu siiski. Ja Manucho klaarib selle ettepoole. Robert Lehtmets tundub, et saab selle Viimsile säilitada. Kõre koos ja nüüd saab Kõre haiget seal. Nüüd Paul Kase vile kõlab ja kollane kaart ja teine kollane kaart Lebedevile. Kukub ka karistusalas, aga vile vaikib. Ettepoole nüüd Aleksander Volkovile. Kristoffer Lahe on väravast väljas ka. Kas tuleb siit teine värav? Ja läheb lapilt siiski üle värava see üritus. Ja kõleb selle kohtumise lõppu vile. Maardu linna meeskond on selle kohtumise 1-0 võitnud 55. minutil Stanislav. Gratuleerist meie juurde jõudnud Aleksander Kulinitš. Täna väga-väga magus 1-0 võit. Ole ja võta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. Ja väga magusad 3 punktit, nagu võib-olla ei ole kõige ilusam mäng, nagu, aga kõige oluline, et saime 3 punktit. Nagu. Poisid võitsid lõpuni ja siis meil on kõige oluline, see on tulemus, nagu. Kõige tähtsam nagu praegu. No, oskad sa öelda, millega te selle võidu täna välja võitlesite ka endale? Kaitses rassisite kõvasti, tuli hästi välja ka kaitsetöö. Ees lõite ühe võimaluse ära, mis teil oli. Oskad sa öelda, millega te selle võidu enda kasuks kangutasite? Ei oska öelda, aga ma arvan, et kindlasti me väärisime seda võitu. Ütlen veel kord, et poisid andsid kõik andsid väljakul, mis meil oli praegu. Nagu. No vaatamata võidule olete tabelis lõpupool, kui palju vaatate liiga tabelit praegu? Tegelikult ütlen ausalt, ma ei vaata nagu tabeliseist, aga praegu seal on nii tabelseis on nii, ütleme nagu kõik lähedal nagu. Isegi nagu, kui võita mingid 3 mängu järjest, siis me isegi on 4. koht või 3. koht. Nagu. Järgmine mäng Tallinna Kaleviga, enne seda väike paus ka. Kas teete kõvasti trenni või puhkate ka natuke? Praegu puhkame, homme on šašlikid, kõik asjad, nagu, siis puhkame kindlasti, pärast vaatame. Vaatate jalgpalli MM-i ka koos? Muidugi vaatame, jah. Olgu, aitäh sulle, Aleksander. No, teie ja täna 0-1 kaotus, ole ja võta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. No, eks ju kõik teavad tegelikult, et Maardu on hea, seal on nii-öelda kogemusi ja seda nutikust ka, et nad on natuke siuke hooaja esimene pool võib-olla ei peegeldanud nende tegelikku palet, et nüüd on nagu käima saanud ja siin murumängud ka, et koduväljakul on nagu on see tunnetus neil olemas, aga kurb on pigem see, et esimene poolek me ju tegelikult kontrollisime seda mängu, et olid mingid võimalused, poolmomendid, mingites mängudes need õnnestuvad, täna ei õnnestunud kahjuks ja siis kuidagi teine poolek nagu läks natuke liialt laadaks meie poolt võib-olla, et eks kindlasti see 0-1 kaotuses olemine tekitabki neid võib-olla, aga natukene läks liialt käest ära see praegu.
8 mängu olete pidanud võõrsil väljakutel mängima, on see ka kuidagi sinu hinnangul mõjutanud seda nii-öelda tulemust? Noh, suures plaanis ju ei ole nagu midagi rasket olnud, võib-olla see ainukene väljasõit siin Elvasse neljapäeval, aga noh, suures plaanis enamus satsid on ju siin Tallinna lähedal, et noh, ma ei tea, ma ei usu, et see väga nagu mõjutab. Tabelis olete ikka 11 punktiga Velko taga, kui palju see muret teile tekitab? No ma ei tea, eks see on aastatega meile vist nagu noh, varasematki olnud niimoodi, aga eks me võtame mäng korraga ja katsume seda vahet väiksemaks süüa, et meil ei ole nagu midagi teha, et eks me anname endast parima ja noh, enam ei ole see, et oleme enda saatuse nii-öelda sepad, vaid et peame lootma, et Velkoga vääratame. Teil ka järgmise mängu eel omajagu puhkusepausi, mida teete, kas kõvasti trenni või puhkate ka veidi? No ütleme niimoodi, et viimase 2 nädala jooksul oli korralikult trenne küll, et noh, väike paus ilmselt kulub Marjaks ära poistele ka, et nädalaga 2 kaotust ka, nii et noh, mitte midagi negatiivset ei ole, aga peame võib-olla korra natuke välja lülitama ja vaatame peeglisse. Olgu, aitäh sulle, Karl-Erik!